No tegelikult ei oleks ju arukalt elavate riikide ja inimeste vahel ju üldse piire. Aga piire on sellepärast vaja, et meie oleme erilises kohas. Me oleme Euroopa selles kohas, kus Venemaa on meie naaber. Me olime ju 50 aastat Stalini süsteemis. Me teame, mis seal on. Ja me lootsime, et nüüd läheb see asi demokraatlikumaks, ei läinud. Ja nii kaua, kui Putin nii personaalselt jällegi neid vägesid juhib, kui ei ole demokraatiat. Me räägime demokraatiast, aga demokraatia tähendab, võim peaks olema rahva käes. Aga kui ta ei ole, kui ta on ühe inimese käes, siis on see ohtlik olukord. Selle tõttu meil on vaja piir. Muidu ei oleks vaja. Ei, ma räägin täitsa ausalt, mina ohtu praegu ei tunne, aga selle tõttu vist, et ma arvan, et meil on teine riik NATO kujul, kes seda ohtu natukese pehmendab. Kui seda ei oleks, siis ma tunneks vist ohtu. Sellepärast see oht juba kord oli. Tuleb välja niimoodi, et on ju keegi öelnud, kui tahad rahu, valmistu sõjaks. Ilmselt ei ole võimalik, minul ei ole isegi relva. Ja ma ei ole kunagi seda ostnud, ei taha seda. Ma tean, et ilmselt muidu ei saa. Näiteks Eesti oli siin terve rida aastaid. Meil ei olnud armeed, meil ei pühendatud sellele tähelepanu. Aga nii kaua, kui Venemaa lennukid, need käisid ka tsauh, nii nagu NATO lennukid, mõlemad on sama hullud. Ega ma ei ütle, et NATO lennuk on parem või Vene lennuk, aga lennukid on üldse pahad. Aga kui ühed lennukid lendavad, ega Eestil ei olnud armeed, meil ei ole olnud. Me lihtsalt selle tõttu, et Vene lennukid lendasid meie piiri ääres, me olime sunnitud NATO lennukid siia kutsuma vastu. Mõistate? Aga see on väga lihtne. Ega mina ei taha lennukit, ma tean, et see maksab palju, see läheb mulle kallimaks. Palju parem oleks see raha panna kasulikumalt käima. Nagu näiteks? Kui armeesse. Me võiks haridusse panna majanduse arendamiseks. Miks me ei saa Ameerika ja Venemaad panna sõpradeks? Võt küsige nende käest. See asi peaks seal ära lahendama. Eesti on üks pisike, kui meie käest küsida, meie lennukid, meil polegi neid lennukid nii palju, et me kaitsta jõuaks. Me katseme ainult võib-olla sigareti müüjatele ja viina spekulantidele piiri peal see piir kindlaks teha. Ma arvan, et see on rohkem selle jaoks.